Tere! Minu nimi Taavi ja te vaatate videoloengute sarja, milles tutvustame erinevate BIM-tarkvarade funktsionaalsuseid ja jagame BIM-teemalisi näpunäiteid. Esmastes videotes alustame tarkvarade üldtutvustusega ning järk-järgult liigume edasi spetsiifiliste funktsioonide vaatlemise ja eluliste ülesannete lahendamise suunas. Selles videos räägime SimpleBIM tarkvara kasulikest funktsioonidest ja nüanssidest, mida selle tarkvaraga töötades on vajalik teada. Selleks on mul olemas siin taas tuttav Maleva 18 mudel, mille najal hakkan erinevaid võimalusi näitama. Kogu tarkvara üldine mõte ja printsiip on see kasutamisel, et järjest tööd peaksid minema vasakult paremale. Ehk et import on vasakul, kõikvõimalikud tööriistad on siin järjest keskel ning eksport paremal. Sellist joont on üritatud jälgida. Kui me läheme 3D aknasse, siis 3D aknas on võimalik elemente valikusse võtta ning kui me tahame midagi ära peita või nähtavale tuua, siis parem klõps aitab meil kas elementi isoleerida, peita või siis tuua hoopis teistpidi jälle kõik tagasi. Näiteks antud juhul peidan ära, selle elemendi isoleerin ja siinsamas kõrval paremat klõpsu tehes võin ka kõik nähtavale tuua. Ehk et see on väga kasulik tööriist. Ennem kui üldse tarkvara kasutama hakata, soovitan teil ka kiirvaliku nuppude kombinatsioonid üle vaadata. Neid on võimalik näha siit alt paremalt nurgast, i-tähe alt ja nendest võib olla palju kasu ja sellega suudate tõenäoliselt palju oma aega kokku hoida. Mis võib palju segadust tekitada, on elementide valimine. Tavapäraselt valides näiteks seinaelemendi tuleb valikusse kogu sein. Ometi näeme me, et siin on olemas erinevad kihid ja teistes võrdlevates tarkvarades, näiteks Solibris, BIM-Collab, Zoomis, peame me all hoidma Shift-klahvi, et valikusse võtta üksikut kihti. SimpleBIM-i puhul on siin all olemas Quick Select ripmenüü, milles assembly asemel valides single object ehk üksikobjekti saame me valikusse võtta üksikobjekti ning vaadata atribuutide aknas selle üksikobjekti atribuute, mahuinfot ja kõike muud, mis siin kaasas on. Lülitades tagasi assembly peale, võtab valikusse terve elemendi. Küll aga on siin lisaks sellele funktsioonile veel palju teisigi valikuvõimalusi. Näiteks, kui ma soovin võtta valikusse terve korruse, siis valin ma building story ja klõpsates suvalisele elemendile võtab ta valikusse kõik teised elemendid, mis on seotud sama korrusega. Sarnaselt töötab ka objekti tüübi järgi valik, ehk et kui ma klõpsan sellele aknale, tulevad aktiivseks, punaseks kõik need aknad, mis on veel sama tüübiga. Kui nüüd nendest valikutest siin puudu jääb, siis on need võimalik ise endale juurde teha selliselt, et ma näiteks soovin uust akende puhul leida üles peale klõpsates samasuguse tähistusega aknaid. Sellel puhul võtan ma siit akna, võtan siit tähistuse ja sikutan selle lihtsalt siia Quick Select menüü peale. Nüüd tekkis mulle siia selline valikuvõimalus, et klõpsates aknale võtab ta valikusse kõik aknad, mille tähistus on sama kui see, mille peale ma klõpsasin. Selle Quick Select funktsiooniga see võib tekitada palju segadust, kui see siin nüüd kogemata paigast ära läheb ja te ei saa aru, milles viga on.
Samas, kui te seda funktsiooni valdate, oskate seda kasutada, annab see teile väga kiire võimaluse mudelist ülevaadet saada. Minnes edasi property aknale ehk atribuutide aknale, siis soovitan alati jälgida seda, et SimpleBIM annab võimaluse atribuute grupeerida erinevalt. Näiteks üldse mitte grupeerida, lihtsalt kõik atribuudid on ühes aknas tähestikulises järjekorras. Minu arvates ei ole kõige ülevaatlikum, aga selline võimalus siin on. Kõige tavapärasem on property seti järgi ja see on tegelikult sarnane ka teiste tarkvaradega. Sellel juhul on ta ka pigem sarnane sellele kuvamise viisile, nagu seda teeb näiteks Solibri või BIMcollab, Zoom. Ja siin on veel valikuid, aga tavapärasel kasutamisel soovitan hoida seda property seti peal. See teeb teil ka tõenäoliselt elu lihtsamaks, sellel juhul on see kuvamise viis sarnane teistele tarkvaradele. Kui te soovite aga mingisuguseid atribuute näha, ainult teatud atribuute, näiteks 0,1 nimetus, siis siia võib alati selle kirjutada ja sellel puhul tulevadki välja ainult valitud atribuudi andmed. Kui ma näiteks seina peale klõpsan, siis näen ma ka siin ainult nimetust. Või kui ma katuse peale klõpsan, näen ka ainult nimetust. Ja see valik jääb siiamaani, kuni te selle ära kustutate. Samuti on siin võimalik erinevaid filtreid ja valikuid. Näiteks valida välja ainult atribuudid, millel on väärtus, millel pole väärtus, millel on teksti väärtus, millel on numbri väärtus. Ja speaker, selle jaoks on siin i-tähe all. Taaskord, see annab peaaegu piiramatud võimalused atribuutide filtreerimiseks, aga selle kasutamise selgeks tegemiseks peab endale natukene aega võtma. Ja edasi 3D aknas, mis võib kõige rohkem sigadust tekitada, on siin interaction aknas olevad speak ja listen. Kuulamise ja rääkimisega siin liiga palju pistmist ei ole. Küll aga tähendab see seda, et kui need on sisse lülitatud, siis siin 3D aknas elemendile klõpsates läheb see element aktiivseks property aknas ja vastupidi, kui ma property aknas või ka object aknas näiteks klõpsan uste peale, siis lähevad kõik uksed või siis antud juhul näiteks ka aknad aktiivseks 3D aknas. Kui ma siit nüüd listen välja lülitan, siis siit valikut tehes 3Ds elemendid aktiivseks ei lähe. Ja vastupidi, kui ma speaki välja lülitan, siis akent siin valikusse võttes või seina siin valikusse võttes property aknas mitte midagi ei juhtu. Minu soovitus, hoidke nad mõlemad onni peal, ehk et nad mõlemad oleksid sees. See, et nad ei ole sees, on vaid väga spetsiifilised olukorrad. Küll aga, kui vahel jälle juhtub, et siin mõni on välja lülitatud ja te sellest aru ei saa või teile tundub, et programm ei tööta õigesti, siis tihti võib olla viga siin. Samuti on siin võimalik valida autozoom funktsiooni, ehk et kui ma siin valin mingisuguse elemendi, siis ta viib mind ta zoomib konkreetsete elementide peale. Samamoodi on siin isolate funktsioon, mis siis siit valikusse võetavad elemendid isoleerib või siis teistpidi toob nähtavale näiteks aknad. Nende kombinatsioonidega mängides on siin võimalik leida kindlasti endale sobilik töövoog. Viimane funktsioon, mida vaatame, on peeling. Veidra nimega käsk on tegelikult see, et kui ma teen endale siia näiteks mõne grupi, tahan mingisugused IFC elemendid enda jaoks gruppi jagada
näiteks mingid teatud aknad, siis ma saan teha niimoodi, et tõstan elemendi lihtsalt siia gruppi. Ja need grupid IFC eksportimisega lähevad IFC gruppidena kaasa ning need on nähtavad ka kõikides teistes vabavaralistes tarkvarades. Nüüd, aga sellesse gruppidesse jagamisega on mul võib-olla segamini läinud, millised elemendid ma juba tõstsin ja millised mitte. Siis siin puhul peeling funktsioon aitab, ehk et kui see on sisse lülitatud ja ma tõstan selle elemendi ühest grupist teise, siis siit 3D-st ta kaotab ära. Tegelikult sisuliselt on nii, et sellel hetkel, kui ma selle elemendi siia sikutan, siis ta teeb hide käsu. Ning kui ma tahan nad elemendid kõik nähtavale tagasi tuua, siis siit parem klõps ja show all objects. Mõnel juhul võib olla see kasulik. Aga taaskord, et mitte segadust tekitada, siis peab lihtsalt teadma, et see nupp siin kas on sisse või välja lülitatud. Kui teil konkreetset vajadust pole, soovitan lülitada selle välja. Suured tänud tähelepanu eest. Info ja küsimused palun taaskord video all olevatesse kommentaaridesse või emaili aadressile info@tulitech.com. Tänan tähelepanu eest. Kui teil tekkis huvi SimpleBeam tarkvara vastu, siis on võimalik meie kodulehelt tulitech.com alla laadida ka SimpleBeami 30-päevane prooviversioon. Selleks valige teenused, SimpleBeam, täitke ära kontaktivorm ja vajutage oranži nuppu. E-mail koos tarkvara allalaadimise lingi ja parooliga tulevad teile meili peale ning saate katseperioodi alustada. Küsimuste korral kirjutage meile julgelt info@tulitech.com.